Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tere, Mehis Heinsaar. Tervist. Vaatajate kuulajate vahel läheb loosi Mehise kõige viimane raamat, Läbi hingemaastike, päeviku vormis kirjutatud raamat. Siia paneb Mehis enda autogrammi ka sisse. Pange Eesti Esu kanalile jälgimine ja jätke siia alla kommentaar. Milline on teie lemmik Mehise raamat? Ja siis ühele inimesele saadame selle nädala pärast. Mehis, Läbi hingemaastike, mis ajal see kirjutatud on? Mis aastal? Tere Taavet ja tere Eesti rahvas. Et see raamat nüüd ise on kirjutatud. Seal on ka tiitellehel kirjas aastatel siis 2013 ja 2014 on need päeviku sissekanded. On ju? Yeah. Ja siis sai need paberid ja vihikud kokku korjatud ja tookord, tol ajal ma kirjutasin päevikut iseendale. Teatud mõttes oli see nagu autoteraapia vorm. Praegu ka, aga harvem. Ja see on ka üks põhjuseid, miks ma selle välja andsin, et kui kirjutaja kirjutab iseendale, siis on ta mingil moel ikkagi orgaaniliselt vahetum või ausam. Ma ei ütle, et kirjanduslikult parem, aga just see midagi eluliselt olulist võib sealt siis sisse lipsata paremini, aga kui ma kirjutasin ju ka tollal juba ilukirjandust ammu, et siis on kirjanik, isegi ta ei pruugi aru saada, et seal on see selline alateadlik kavalus, et kirjutaja ikkagi kuigi palju heas mõttes flirdib lugejaga, et ta isegi kui on väga vaimne tekst, ma pean silmas isegi näiteks sellist head kirjanikku nagu Tõnu Õnnepalu, et kes ju kirjutab üsna kohati süngeid mõtteid ja sükest suurt halli oskab ju ta väga hästi kirjeldada, aga ka seal ma võin nagu olles ise 25 aastat kutseline või vabakutseline, kuidas professionaalne. Nojah, ütleme niimoodi, et saan nagu ikkagi aru, et seal on nagu selline mäng lugejaga selline, ja see ei ole üldse mitte halb, aga et päris autentne päevik, et see on üks põhjus, miks ma tahtsin seda avaldada, et seal on midagi, kus on nagu elu ennast sees rohkem, et kindlasti kui ma oleks teadnud siis, et ma tõenäoliselt selle kirjutan avaldamiseks, oleks seal natuke teistmoodi midagi. No see on sul teine selline päeviku vormis, et esimene oligi ööpäevik, eks ju, ja see on just kui ööpäevik 2. Ja. Kui sa ütlesid, et kirjanik kirjutab seda ise endale, siis mul tuli just meelde see kuulus päeviku vormis raamat Iseendale Markus Aureliusest. Et tema pidas ka päevikut ja nii-öelda filosofeeris ja ei plaaninud seda kunagi avaldada, eks ju. Et seal on vaks vahet, kas sa tead, et see jõuab kellegini või sa tead, et see ei jõua mitte kuhugi, et siis ilmselt ikkagi sa kirjutad natukene ausamalt või elulisemalt, nagu sa ütlesid, on ju. Jah, et muidugi ma pean lisama siia juurde, et enne kui ma ikkagi kirjanduslikult nii palju töötlesin, et kuidas öelda, tegin esteetilisemaks neid tekste, et seda ma üldse ei salga, aga ma pidasin rangelt seda silmas, et see, mis seal on olulist, et see jääks alles, et seda ei hakkaks ilustama. Tähendab mingisugust sellised ebamugavad või isegi mõistetamatud või jaburad kohad või mingid sellised hädaldamised, et see jääks ikkagi, et neid kohti ma ei puutunud. Aga näiteks, kuidas mingi sageli päeviku sissekanne õhku, aga siis ma tahtsin leidsin mingi lause, millega ikka see ilusti lõpetada või nii. Selliseid nii-öelda iluparandusi ma tegin sellele päevikule. No see on hea sissevaade, ütleme selle kohta, mis on professionaalse kirjaniku elu hind, mulle tundub.
et siin on üsna ausalt näidatud, milline pidev sisemine heitlus on sinu sees toimunud. Ma ei tea, kas siiamaani toimub siuke heitlus või sa oled mingisuguse rahu leidnud? Et see on umbes enam-vähem 10 aastat tagasi. No selles mõttes ikka toimub see heitlus edasi, aga teisalt maakera on ümargune ja inimene on, kuidas öelda, surelik vist, aga tõenäoliselt on. Et ma olen praegu, eks ole, 51 ja ma arvan, et see kuskil inimene 20-selt, 25-selt, 30-selt, ka 40-selt ja 45-selt on väga, võib-olla selle väga selline, sisemised heitlused võivad tõesti olla väga teravad ja sa jaksad ja ja ongi kõik sinu jaoks nagu need mõtled ja heitlused ja mingid sealt nagu hästi uued, aga kuskil niimoodi natuke mõned aastad enne 50, seal 46-7 hakkab nagu midagi nagu korduma selles mõttes, need probleemi asetused või niimoodi või sellised isegi heitluste vormid hakkavad korduma. Vaata nagu üks kirjandusteadlane Propp on öelnud näiteks, et maailmas on 36 muinasjutu alaliiki või jutustuse motiivi ja üks teine on öelnud, et 72, aga vahet pole, et mingis mõttes kõik hakkab korduma, isegi kui neid on 300 asja või probleemi ja siis selle tõttu hakkab tekkima selline, ma ei taha öelda, et paksem nahk, aga sa kuidagi tajun ära, et selle ma olen läbi elanud ja ma ei taha enam seda päevikusse kirja panna. Praegu ma enam mingeid asju kirja niimoodi valuliselt ei pane. Ma lihtsalt saan aru, see on see probleem ja kui ma näiteks 10 aastat tagasi panin selle kirja ja selle autoteraapiliselt elasin niimoodi selle asja läbi, siis praegu ma lihtsalt ütlen, see on see probleem ja lihtsalt lasen ta endast nagu läbi. Ta on siuke võib-olla närviline olek, aga mingisugune selline paksem nahk on selle koha pealt tulnud või tihkem hing või et ta ei ole nii tuuline see hing enam või on mingi kasvatatud, mingi soojendusvooder on pandud võib-olla sellele hingemajale, et kuidagi niimoodi. Kui mõelda muinasjutu tüüpide peale või arhetüüpide peale, et neil on mingi kindel arv ja põhimõtteliselt sa ei saa midagi uut kirjutada, sa saad seda sama lugu erinevas sõnastuses ümber jutustada põhimõtteliselt. See paneb mõtlema ka inimtüüpide peale, et inimesi on mingi simulatsiooniteooria järgi ka justkui videomängu karakterite arv on mingi hulk tüüp inimesi, kuhu alla sina langed ja sa väga sealt nagu välja ei saagi, on ju. Üks hea näide on muidugi astroloogia selle kohta, et astroloogia põhimõtteliselt ju lööb inimesed 12 tulpa ja siis sa kuulud sinna ühte nii-öelda karakterisse, on ju. Aga ma ei tea, kas päeviku pidamine kui selline, sa ütlesid, et see oli justkui autoteraapia, kas see töötas ka siis? Ta töötas. Ajukeemia on selline huvitav asi, et kui lähed nagu hästi pingesse või siis iga inimese jaoks on ju oma väljund, et kes on tisler või puusepp haarab puu järele, hakkab seda voolima, hakkab kuidagi hingel kergem või kõva muusik ja mingi väljund on inimesel ikka, kui ei üldse ei ole, siis on keerulisem, siis on võib-olla tõesti ainult tabletid, aga et võis olla tõesti niimoodi, et oli nagu selline pinge, närvipinge, mida ma ka kutsusin selles mõttes võib-olla ise esile. Lugesin mingit teatud sellist raamatut, mis võib-olla ärritas, aga tahtsingi seda ärritust. Ja siis jõuad sa sellisesse, piltlikult öeldes, sa oled nagu oma toas, aga psühholoogiliselt sa oled siukses koopaseisundis, et nagu kuskil väga kitsas koopas, ei saa edasi ega tagasi ja siis see kirjutamisakt päevikus oli selline, et see laiendas selle kitsa koopava nagu siukseks koopasaaliks või võttis selle hingeruumist need kivi lasu ära selle, et sul ei oleks nii kitsas, et sa saaksid omadega edasi liikuda, ma mõtlen psühholoogiliselt. Ja selles mõttes ta tekitas selle kergendustunde küll, et nagu
sain kuidagi päevaga edasi minna, et ei jäänud sinna nagu toppama nagu sellesse letargiasse või. Et sain kuidagi päevaga edasi minna, päevavooluga edasi minna, et see tõi sealt sellisest kitsast koopavast välja. Ma seda lugedes hakkasin mõtlema ja muidugi tunnen iseeneses ka ära sellised iseloomujooned, et ütleme, et kui sa kirjeldad siin näiteks mõnda päeva, kus sul on justkui kõik on sitasti, sa ei tee neid asju, mida sa tahad teha, ma ei tea, sa oled tina pannud või mida iganes, kasiinos käinud, midagi sellist, et siis see päeviku sissekanne, et see võib osutuda, no ma ei tea, ma küsingi sinu käest, et kas osutus selliseks iseenda psühholoogiliseks onaneerimiseks, et vähemalt ma tegin midagi, ma panin siia paar ilusat lauset kirja, on ju, kuigi need lausete sisu on justkui ikkagi äärmiselt morjendav ja selline tume, on ju, aga noh, et siis ma kandsin selle enda selle õõva kandsin ikkagi paberile ja näed, midagi sai hästi tehtud, et noh, siin on üks hästi ehitatud lause või selline. Jah, võib ka seda väljendit või mõistet kasutada, et ei saa eitada, et seda kirjutamise mõnu, isegi kui see on väga vastik teema, niisugune pihtimuse mõnu, ei saa eitada, et see, et kuna kirjutamine lihtsalt tuleb hästi välja, siis on ka nagu väga vastikul teemal kirjutades ikkagi see kirjutamise mõnu olemas ja siis mõnu ühtlasi andis ka mingi nagu jah, jõu sellest olukorrast välja tulekuks, et jah, sul on õigus, jah. Et ja võis ka olla niimoodi, vahel oli ka niimoodi, et see mõttest saab minna edasi, et äkki said aru, et see on ju väga hea mingi tegelase olukord, kes on omadega ummikus. Noh, üks klassikalise novelli või jutu algusena, et tegelane on omadega ummikus, tal on mingi 7 suunast mingi jama, kas siis ise on kokku keeranud või teised talle ja siis ta nagu saab sellest ummikust kuidagi, midagi juhtub, taga saab hoo sisse, nagu lugu läheb siis nii, et hakkab lahti kirjuma tänu sellele ummiku seisundi süksele energiale, mis siis hakkab siis lahti vooletes energias, sellest saab lugu. Ja siis sealt mõnest mõttekäigust on sündinud ka lugu. Aga näiteks vastupidi, et kui ma kirjutan juttu, no lihtsalt tekib jutu idee, siis sealt kunagi sinna küll ei jõua, et siit saab nüüd mõttearenduse või kuidagi, no et vastupidist varianti ei ole, et loost jõuan mingisuguse, ma ei mäleta vähemalt, et jõuaks siuke mõtteni, et seda mõtet nüüd hakkaks edasi nagu mõttena arendama. Võib-olla üks kord ainult, et siis kui oli vist mingi siuke mõte, et kui inimene jõuab sellise mingisuguse õrnuse tajumiseni, et saab aru, et maailmas on midagi väga õrna ja habrast ja ta tajub seda, et see inimene peab tegelikult olema päris jõuline, tal on sisemine jõud, et ta suudab siukest asja tajuda ja võib-olla ka välja kannatada, kunagi see oli mul ilukirjandusest tuli ja siis ma kandsin see oli vist ainuke, millest ma tegin siis mõttekäigu hiljem, kuidagi niimoodi. See on huvitav, et iseenese elu pealt ja iseenese läbielamistest on väga loogiline ja lihtne aretada karakterid enda juttudesse, on ju, aga niipidi et sa ütleme, kirjutaks mingi superinimese, kes vastab kõigile sinu nõuetele. Ilmselt oleks seda lihtsalt igav lugeda, et näiteks siin sa oled kirja pannud väga suured eesmärgid endale, mida sa peaksid elus tegema, on ju mingi distsipliin. Kohati nimekirjad, jah. Jah, et millega sa tegelema peaksid. Ja kui võtta, et sa paneksid karakterina kirja, ütleme sellise isiku, kes kõige sellega tegeleb ja tal ei ole selliseid sisemisi konflikte, seda oleks ilmselt igav lugeda lihtsalt. Jah, et ükskord vist tekkis ka mõte, ma ei tea, mis seriaali ma vaatasin, kas oli see Texase korravalvur või vaatasin, et lõpuks et kuidagi kõik laheneks filmi algul ära ja kõik
Jack Norris ei peaks kedagi peksma, noh, lihtsalt olekski lõputult siuksed hästi kõik, filmi algul juba need tegelikult Päts saab aru, et nad on halbad, et patsutavad õlale, lähevad kohe piljardit mängima niimoodi tund aega filmi lõpuni. Et see oleks umbes sama. Et... Ja, ilma konfliktita nagu ei sünni mitte miski. Kuidagi ta on elu selle ringiga sees kuidagi kaasas. No siin päris hästi ja kõvasti piitsutad ennast oma nõrga karakteri pärast. Kuidas inimesel nõrk karakter tekib? Kuidas sinul on tekkinud nõrk karakter? Hea küsimus. Pigem võib-olla olen avastanud või inimene avastab selle step by step või samm-sammult, et et ma ei viitsi seda teha või ma ei viitsi toda teha või mulle meeldib nagu päevade kaupa vedelda, teispäevas meeldis tohutult unistada ja logeleda ja samal ajal ka see oli kuidagi kaks eri poolust, siis tuli mingisugune teine närvisüsteem käivitus, mingi teine hoob, teine mingisugune sisemootor ja siis tegid seal mõne tunniga päris palju asju ära ja siis sai see jõud otsa ja siis oli jälle selline letargia. Et kuidagi ma ei tea, mingis mõttes muidugi on geneetilised eeldused, et isa oli ka siuke laisavõitu, armastas napsi võtta, ema ei armastanud napsi võtta, oli väga töökas ja siis siuke lõhestumine võib-olla kahelt poolt on tulnud sisse, aga kõiges geene süüdestada on absoluutselt mõttetu, et eks kuidagi kujunes see niimoodi välja lihtsalt, et selline mitte kõige tugevam närvisüsteem, labiilne närvisüsteem ja kui tuli see lugu või loo kirjutamine, siis see võttis alati hästi palju energiat ja pärast seda tahtsid hästi kaua puhata ja kõik see, mis ma hakkasin ennast arendama näiteks, et õpin nüüd uue keele ära näiteks või hakkan hispaania keelt õppima, õpin seda kuude kaupa. Seal oli jälle niimoodi, et nädal või kaks õppisid, siis tuli mingi äge idee, jutu või luuletuse idee, siis tohutu energia andsin sinna 2-3 tunniga ära ja siis olin nagu läbi nagu Läti raha, pidin 3 päeva puhkama. Ja pärast avastasin, et neid käsikirju üle lugedes, et sageli oli niimoodi, et see sama jutu teema lihtsalt erinevas vormis, erineva loo struktuuriga, et põhimõtteliselt ma olen sama mõtet jälle kirjutanud, aga loo alustades arvasin, et see on uus. Et siis vaatasin, et kuidagi, et mingi loo motiiv kordab ennast, aga iga kord arvan, et see on uus ja siis aga niimoodi see ongi nagu läinud, nagu ma enne ütlesin, et kas 36 või 72 muinasjutu motiivi kirjandusteadlaste arvates muidugi on neid variatsioone rohkem, et Aafrika tšuksi muinasjutud, inuitidel on seal täiesti pöörased muinaslood, aga ikkagi mingi tüvi, siin on mõeldud nagu tüvi, eks ole. Et mis probleem või kus, eks ole, kurjuse headuse suhe. Ja vaat see nõrkus on nagu kahe otsaga asi, et ma arvan, et see on hea, et mul on arenenud siuke ma nimetan seda poeetiliseks inseneriks, kes siis sisemiselt näeb ära, et nüüd see vend on nõrk, ma nagu enda kohta ütlen, ja siis vaatleme, kuidas ta siis nõrk on, kui kaua ta on ja miks ta on, eks ole. Et suudan jälgida neid nõrk olemise meeleolusid ja neid fikseerida. Et see on omamoodi nagu ka siuke sisepsühhogeograafiliste maastike avastamine, et miks mul see on siuke soine maastik, miks ja kui sügavale ma seal siselaukas võin vajuda ja siis seda kirjeldada ja siis selle kirjeldamise poeetiline mõnu, eks ole, et tekib see pilt, ma vajungi sinna lauka põhja, olen seal põhjas, olen nii nõrk, eks ole, tohutu tahtejõuetu, kirjeldan seda, aga siis on juba selle kirjeldamise mõnu, et see ongi see selline ringkäik. Ma võib-olla ei oska päris su küsimusele isegi lõpuni vastata, et kuidas see selline nõrk olemise see kujuneb välja, aga vähemalt on kujunenud see välja, et ma fikseerin ära need olukorrad endas, kus ma tajun ära, et nüüd ma olen omadega läbi nagu Läti raha, tekib must energia
ja siis tekib see, et noh, enne kui ma lähen näiteks kõrtsi veini jooma, ma lähen selle meeleoluga lõpuni, ma olen see 5-6 tundi ikkagi üksi kodus, ma vaatan, kuhu maani ma välja jõuan selle meeleoluga ja siis saab sealt veel kirjeldada seda sisegeograafiat, noh, et nagu avastada veel selle nõrga meeleolu mingisuguseid nüansse, et see on tegelikult ühtlasi ka avastamise asi, see nõrk olemise asi. See nõrk karakter on muidugi äärmiselt subjektiivne diagnoos, ütleme niimoodi, ja see on inimene ju ise paneb selle enne selle, et noh, põhimõtteliselt oleneb, kellega võrrelda nõrk, noh näiteks siin on sinu tööviljad on ju konkreetselt, et võib-olla mõni inimene ütleb, et ei ole nõrk karakter, näed, on ennast kätte võtnud, on loonud, on ju teosed, raamatud istuvad siin füüsilisel kujul, me näeme, on ju, töö tulemusi, aga loomulikult sa enda peas, siin tuleb see hästi välja, et millised eesmärgid ja kuidas sa ise saad aru, et potentsiaalselt sa võiksid olla palju tugevamini töötav masin, on ju, ja siis sa paned iseenesele selle diagnoosi, et noh, seda teadki ainult sina ja iga inimene, noh, ma usun, et see on niisugune üldinimlik asi, et iga inimene ise teab, et mina nimetan ka ennast väga laisaks inimeseks, võib-olla mõni pealtnäha mingi võõras inimene ütleb, et kust otsast sa laisk oled, aga mina tean, et ma olen, et mina tean, et ma võiksin teha palju rohkem, on ju. Ma lugesin just täna hommikul siit ühte lõiku, lõpetasin raamatut. Siin tuli juba hästi tuli välja see, et sa tunned, et sinu elu osaks on ja alatiseks jääb alustada uut elu. Ja siin tuleb väga hästi välja, et sa tihti kirjeldad erinevaid selliseid suurejoonelisi etappe või reise, kuhu sa nüüd tahad asuda nii-öelda, et ma võtan aasta aega iseenda jaoks, ma teen 3 aastaga, teen kõik asjad ära, mingisugused erinevad etapid on ju. Ja seal ma tundsin ka natuke ära, et mina olen alati tundnud seda, et ma kuidagi olen elu observeerija, mitte otseselt elust osavõtja. Noh, eks ma võtan ka osa, aga suuremas osas ma tunnen alati, et ma olen nagu jälgija, et ma jälgin kuskilt kõrvalt, kuidas kõik toimub ja ma ise nagu ei hüppa sellesse tegevusse sisse, on ju, noh, täielikul määral. Et ma ei tea, kas see on selline paratamatu asi, et kas sa näiteks siiamaani tunned, et sa nüüd oled alustamas mingit etappi või sa tunned, et sa nüüd lõpuks oled nagu sellel teel ka? Jah, see on hea probleemi tõstatus jällegi selle koha pealt, et kui ma kirjutasin seda päevikut, siis olles 40 circa selle ümber, siis tõesti ma tundsin, et see aeg-ajalt tekkis see tõesti, et nüüd algab uus etapp, uus jõudlus ja et nüüd ma leian endas selle tasakaalu nende ja nende asjade elluviimiseks või vähemalt oli see mingi 1000 päeva illusioon. Võrdlesin tihti siis ennast selliste maailmaränduritega, kes näiteks Amazonases seal rändas 3 aastat, mitte jõe peal, vaid džunglis või siis kes kuskil et kellegi elus oli mingi etapp, kus ta tegi siis sellise, kus ta elas läbi mingisuguse, ütleme siis nii sõna otseses mõttes kangelasliku perioodi, kuidas see siis välja kukkus, on iseasi ja siis pärast seda elas jälle tavalise inimese elu edasi, et mul oli idee fiks, et ma pean selle mingisuguse kangelasliku tahtejõulise perioodi läbi elama, kus ma nagu ületan lihtsalt kõik siuksed allaandmise võimalused, ma ignoreerin neid ja pean vapralt näiteks 1000 päeva mingisugusele sellisele X-režiimile vastu. Ma näiteks, mulle meeldis ennast võrrelda, või mitte ennast võrrelda, vaid lugesin mitu korda näiteks üle Batka Mahno elulugu, siis see on see Ukraina anarhistist, see rahvuskangelane, kes siis oli see Ukraina talupoegade see ataman, et ta oli selline, oligi selline, neil olid mustad lipud, eks ole, siis anarhia pealuud seal ja sellised, et ta oli, ennem seda oli tavaline, mis ta oli Kingsepp, natuke tegi seal mingi terroriorganisatsiooniga oli seotud, pandi vangi ja siis äkki tuli see
tohutu suur Vene kodusõda, valged, punased ja siis seal Ukrainas petluuralased, siis ta tuli sealt tsaarivanglast välja ja sattus oma kodukülla ja äkki ta oli seal revolutsiooni keerises, leidis oma tee ja 3 aastaga ta oli üks, sisuliselt ta muutis ikkagi 3 aasta jooksul selle hiiglaslikul Venemaa ja Ukraina territooriumil tohutult seda, ta oli maailma ajaloo kaasa muut ja kaasa tegija ja teda kartsid nii petluuralased, kartsid punased, kartsid valged, sest nendel olid need tohutu kiiresti ta võis ühest kohast teise minna oma hobustega ja hobuvankritega, kus olid siis need kuulipildujad, oli nagu geniaalne partisani võitluse ataman. Ühesõnaga selle 3 aastaga ta tegi selle asja ära, ta sai haavata, siis ta põgenes kuskilt Rumeenia kaudu Pariisi, siis ta oli jälle haavatud haavadega, kingsepp edasi, selline nagu mõttetu mees, isegi naine jättis ta maha, et sest pole nagu midagi. Et see naine siis, kes ta siis revolutsiooni ajal vaatlas, et see on ju maailma nagu parim ataman, et ikka tore on sellise mehe kõrval käia läbi elu. Aga seal oli ta siis siuke vaene kingsepp jälle, tütar oli seal, siis tütraga sai hästi läbi, aga ikka lõpuks haavade tüsistusse suri, enne 50 ei saanud. Aga mis on nagu loo mõte, et ta oli nagu 3 aastat aeg-ruum soosis, et haaras ta mingisugusesse täiesti jaburasse mulli, sellisesse pöörastesse sündmustesse, kus ta kerkis esile, kus ta oli, ta oli nagu loodud sellesse aega. Et kui seda aega ei oleks olnud, ta oleks olnud see kingsepp elu lõpuni lihtsalt. Aga et siis nagu oli ja siis see tekitas sellise romantilise kujutelma, et ma teen seda sama umbes, aga mingi sisemaastikul või mingi sisemaa seikluslikkusega. Kuigi palju võib-olla oli see, et ma sain näiteks selle romaani ära kirjutatud, Kadunud hõim, see võttis mul ka mingi 5 aastat. Et natuke see väike eesmärk sai täidetud, et ma olen nagu jutukirjanik ja luuletaja, et ma ei ole romaanikirjanik, et see tegelikult, et ma sain selle romaani terviklikult valmis, oli nagu väike kangelastega küll, sest esimene romaan mul mingis selles mõttes ebaõnnestus, et olid head episoodid, aga ma saan terviklikku lugu, nii nagu ma tahtsin. Et aga see oli pikkade pausidega, see ikkagi nagu teostus, nii et nii aburgusega ei ole nagu, et midagi ma selliste nagu asjades siis suurte plaanidega olen nagu saavutanud, et selle ühe romaani, millega ma olen siis ise rahul, et sellega sain hakkama, on ju. Jutte ma kirjutan nagu nii, need ei ole kangelasteod. Et selline jabur romantism mu peas ikkagi on. Ja see uue etapiga alustamine on hästi äratuntav näiteks selles fantastilises kultuurilises traditsioonis, et kui tuleb uus aasta, siis me anname endale lubadusi, algab uus elu ja mulle ka tohutult see tekitab minust tohutult elevust ja põnevust, kui ma saan justkui alustada mingi uue etapiga, et nüüd on uus algus, nüüd ma hakkan midagi teistmoodi tegema. Aga ma saangi aru, et see on selline äärmiselt libe rada tegelikult, et inimene võib väga vabalt terve oma elu ära elada niimoodi, et ta justkui elab olekus, kus ta kohe hakkab nagu elama. Kohe tuleb see periood, kus ma nüüd hakkan tegema ja hakkan elama ja millegipärast seda kunagi ei tule. Jah, et hea näide sellest geniaalne romaan, see Kontšarovil, see Oblomov, eks ole, kes unistas, see mõisnik unistas seal ja pidas oma plaane ja hiilgavad plaanid, aga ei saanud tast. Tegelikult oli jutt maailma suurimast unistajast ja laisemast mõisnikust, aga lihtsalt tuli kohe see Oblomov meelde, Oblomovlus oli omal ajal, aga jah. Siin sa oled maastikke väga hästi kirjeldanud ja sa mainisid juba ka, et sa kuidagi tajud võib-olla enda rada sellise soise pinnana ja siis, kui on madal aeg, siis sa jääd sinna rappa kinni nii-öelda. Millised need teemonid on, kes sind sinna tirivad? Et kas need on sellised klassikalised hedonistlikud teemonid, mis käivad kaasas joomisega, ma ei tea, naistega, õnnemängudega ja kas kokkuvõttes saab selle võtta mingi sellise ihaga, et sa tahad justkui ikkagi elada mingisugust jõudelu ja lõbusat elu, aga ütleme, kirjaniku elu tegelikult ei ole selline, et kirjaniku elu on selline valge paberi taga piinlemine, on ju, et see ei ole niivõrd lõbus. Siin võib-olla on ka
mulle meeldis ise seal neid kirjutada teemoniteks, et mõni psühhiaater ütleb, et noh, see on ju kõik sinu enda mingisugune alateadvuse mäng ja et seal on mingid psühhoosid või neuroosid ja kompleksid taga, aga ma ise põhimõtteliselt kutsusin need teemonid sellises valus ja võlus esile, nagu ma neid seal kirjeldasin, sest siis see probleem oli minu jaoks elus, kui ma andsin sellele teemonile mingi näo või loomus, et ta tekkis see mänguline situatsioon, ta ärkas ellu, see probleem ärkas minu jaoks, ma äratasin ta nagu, kuidas öelda, koolemina ellu või noh, ja siis ta oligi elus, ma sain talle nagu näkku vaadata, teda kirjeldada ja siis samal ajal ta oli ka probleem, millele ma alla jäin. Et seal on nagu see asi, et mus on nagu, ma ei tea, kas mul see diagnoos on või ei ole, no midagi maniakaal-depressiivse sündroomi taolist, et mingi osa must on üsna raskemeelne, melanhoolne ja mingi osa on siis väga lõbus ja väga naudingutest väga suurt rõõmu tundev. Oli see siis kasiino, vein, armusuhe, et nagu nauding, rõõm ja lõbusus, et see viis nagu nii kõrgele taevalikku seisundisse, et ma mõtlesin, et miks ma pean siis seda raskemeelsust, seda musta energiat kandma, näiteks kui ma olin 4-5 päeva kirjutanud ja lugenud, ma tundsin, et must energia on. Et see ei ole enam see energia, mis toodab midagi. Must energia on see, et sa oled närviline, pinges, aga sellest ei ole mitte midagi kasu. See ei vii mitte kuhugi. Ja siis oli niimoodi, et oligi, et hüppas platsi mingi teema, ütles, et aga lähme kasiinosse, lähme trahterisse, lähme vein ja vinesse, lähme sinna tänna, eks ole, ja siis läksingi ja hakkas väga lõbus ja oli tohutu rõõm, veinijoomisrõõm, et Dionysos on nagu mu sõber, aga ühesõnaga või Bakhos. Aga seal tekkis siis see, et mõõdutunne ju kaob ära ja siis oligi see, et ühes korras ma kirjeldan siis olukorda, et mina kui see mingi hingemaja või inimloss, et ma ise olen seal üles ehitanud lugemise ja kirjutamisega, selle ütleme sisemise lossi, kus on palju tube ja siis kutsun sinna kõik pidu pidama. Et ühesõnaga tekitan selle rõõmupea, aga need, kes tulevad, ma tegelikult lasen sisse mingisuguseid tumedaid jõude, väliseid jõude, veinijoomise ja kõige sellega kaudu ärkab mus üles mingisugune tume alateadvus, mida ma enam ei kontrolli, mingi ürgne värk. Ja võt siis ongi niimoodi, et tulevad need võõrad jõud, need mingid teemonid, kutsuvad veel omakorda mingid teemonid ja siis nad viskavad minu sealt lõpuks mu enda seest välja. Hommikul ma tihti leidsin end kuskil pargipingil magamas, kott oli kadunud, käsikirjad kadunud, et nagu ma olin tühi, sisuliselt nagu elav surnu. Komperdasin koju, 3 päeva olin nagu varjusurmas, ütleme niimoodi. Ja siis hakkasin jälle nii-öelda kunagi seal 5 päeva pärast siis ellu ärkama. Aga siis olin nagu puhas leht, mul oli jälle ellu ärkanuna jõudu, eks ole, siis ei olnud, siuke kummaline ringkäik. Ja ma kuidagi tundsin, et see kummaline ringkäik või see 8 käik, see minu puhul töötas ja mingil juhul ei oleks minu puhul töötanud see, et kui ma nüüd kannatan nüüd seda melanhooliat lõputult, see lihtsalt ei ole minu temperamendiga kooskõlas. Ma vahepeal lihtsalt pean elama rõõmu ja naudinguga, olgu siis teemonid kui palju tahes, et see kuidagi, see käib minu elu hooga kaasas. Ja siis kuidagi see ringkäik või niimoodi, et võib ju filosoofiliselt olla niimoodi, et range distsipliin, aga nüüdseks ma olen aru saanud, et see distsipliin, ta võib ju viia kuhugi mingisuguse tohutu, ma ei ütleks isegi tohutu, või uue tarkuseni välja, aga ma arvan mingisuguse siukse kibestumise, sapisuse, iroonia, pedagoogitsemise hinnaga. Kas seda on vaja, ma ei tea. Jah, võib-olla kõrvaltvaatajale muidugi tundub, et sa oled lihtlabane alkohoolik, kes teeb enda sõltuvushäirest, teeb ägedad muinasjutud ja lood ja loob sellise maailma, on ju, ja siis proovib seda kuidagi peita sinna taha, on ju. Aga seda lugedes muidugi tulebki välja, et tegelikult päris nii lihtne see olukord ei ole. Aga kas sa nimetaks ennast pigem ekstraverdiks või introverdiks?
et siin tuleb ka väga hästi välja, kuidas öeldakse, et ekstraverdi, introverdi kõige suurem erinevus on see, et kuidas nemad ammutavad energiat, et ekstravert saab inimestega lävimisest ja suhtlemisest ja ütlemisest lõbusest melust saab energiat ja justkui laeb enda patareisid ja introvert tühjendab enda patareisid niimoodi, tal on vaja ikkagi üksinda olla, et uuesti täis laadida, on ju. No ma arvan ise ikkagi, et ma olen introvert, et palju ma elan ju ka maakodus ja seal sisuliselt ma ei suhtle kellegagi, et nüüdseks on see, et hooldan ema ka, et ema on üsna haige ja siis palju viibin seal majas oma mõtetega siis ja niimoodi. Aga ekstravert minust tuleb välja täpselt siis, kui ongi ulatan Dionüüsosele käe, eks ole, ma muutun veini juues väga jutukaks või ka kohvi juues heas seltskonnas muutun ka väga jutukaks, eks ole, et aga siis on selline, tuleb mingi energiahoog, aga see kestab mõned tunnid ja siis ma olen jälle väsinud ja tühi ja ei oska ja siis tunnen jälle, et peab minema oma kuskile urgu tagasi, võib-olla isegi mitmeks päevaks ja et pigem ikka introvert niimoodi tavamärkus. Siin jah, selles mõttes nendest uute etappide alustamisest tuleb ka väga hästi välja, kuidas sa kirjeldad seda, et ikkagi on vaja sellest lõbujanulisest õhtumeelelust eemale hoida ja olla on ju iseendaga, et siis tuleb alles, siis avanevad need kihid, mis tegelikult on olulised, et see muu mudru nagu kaob pealt ära, on ju. Jah, just, et ja sellest ma sain, siis oligi selle rütmi või ajarütmi otsimine, et oli ju, kui linnas kauem või pidevamalt elasin, oli nii palju üritusi või niimoodi, et nädala keskel sai veini joodud ja niimoodi ja ma tundsin, et siis ikkagi üldse ei lae ennast enam ja et siis tundsin ikka täiesti tühisusena ja ma olingi tühisus, et siis ja siis ma sain aru, et no nüüd tuleb midagi suurushullustuslikku, et mulle sobib sama rütmist nagu Jumalale, et 6 päevaga lõi maailma, 7. päeval jõi vein ja vaatas oma maailma pealt, et kui toredasti või siis ükskõik, kuidas see oli loodud, et puhkas, et ma sain aru, et ma pean ikka 5-6 päeva vähemalt olema mõtisklema enda päralt ja niimoodi ja siis 7. päeval võin tõesti nii, et maa on must, et pidutseda tähendab siis ikka dionüüsilisel kombel. Ja kuidagi oma rütmist sain aru siis, et mis rütm mulle sobib, et aga asi läks kurjaks siis jah, kui oli tihedamalt neid naudingulisi perioode. Mehis, mis su lemmikmäng kasiinos on? Rulett, jah. Klassika. Ma ka vahepeal käin, siis ma mõtlesin, et kuidas rulett erineb näiteks nendest mänguaparaatidest. Et mänguaparaatides sul nagu tilgub seda adrenaliini või seda tunnet on ju vaikselt, aga ruletis sa saad hästi kiire, ühe keerutusega saad nagu justkui süstlast ikka terve selle doosi korra kätte. Et sa saad kohe nagu tulemuse kätte, et mänguaparaadidega tiksud ja tilgub niimoodi, aga ruletiga justkui valatakse ämbriga. Jah, kuidagi sattus see 3 aastat, kui ma selles pöörises olin, siis sattusin sinna laua taha ja mulle ka meeldis, et kõik oli nagu hästi elav ja konkreetne, siis isegi see roheline samet, see grupier teispool lauda seal, muidugi kahtlustasin, et seal selle ruleti, selle laua all on mingi magnet, et miks nii harva tulevad võidud aga ega ma siiani ei tea, kas seal on või ei ole. Aga see seltskond, kes siis seal ruletilaua taga istus, ruletilaua ümber istus, et selline kui siin vasakul käel oli endine NBA korvpallur Müürsepp siis oma kaasaga, eks ole, kes oli hästi närviline. Müürsepp oli hästi rahulik, viskas setoone laua peal üldse kunagi ei läinud endast välja, kui kaotaski hästi palju ja siis minu paremal käel oli siuke hambad krigistav saksa germanistika professor, kes siis, kui ta kaotas, hakkas grupieed saksa keeles sõimama, et sina oled süüdi ja et seal siuksed inimeste emotsioonid, mis seal laua ümber olid, need olid, kõik karakterid olid sealt kohe välja, et need olukorrad, ma ise ka kaotasin, siin on juttu ka sellest, et sõbraga käisin kasiinos, et sõber võitis, mina kaotasin
ja siis vaatasin ka, et no seal tuli ka see halb loomus must välja, et tahtsin ikka veel võita, ei võitnud ja siis läksin üks väga vastiku inimesena sealt, ega sealt head energiat kaasa muidugi ei saanud, et midagi positiivset, et kasiino on selles mõttes üks huvitav koht nagu täiesti omaette selline maailm, et kui sa sinna lähed, seal ju ei ole aknaid ja seal on alati kella ei ole ja täpselt on ju, et ja kõik, kes sinna satuvad, on ka selline, seal on ikkagi siuke põrgulik nii-öelda meeleolu valitseb, mängupõrgu. Jah, selles mõttes see oli huvitav kogemus ja head ma sealt välja tulin ja mis seal ikka kahetseda, see oli üks osa nagu sellest elust tol ajal. Sa oled siin hästi kirjeldanud neid nii-öelda mängupõrgu teemoneid, kuidas lihtsalt tänaval kõndides hakkavad mingisugused autonumbrimärgid hakkavad sulle mingid signaale enda arust andma, et aha, need numbrid, et täna peab minema. Mingi 100 arvutajana, päris hea matemaatik tuli välja, et mingid numbrid kombinatsioonid kordusid ja siis ma vaatasin, et hästi kiiresti pea jagas, liitis, lahutas, et need numbrid hakkasid, sellest jagub täpselt samamoodi ja siis on mujanumbert näed ja siis veel mingid kohad, kõik numbrid on väga maagilised, väga tähenduslikud ja siis läksid sinna ja siis ikkagi oli niimoodi, et mõnikord see töötas see asi ja mõnikord ei töötanud. Nii et mingid kuldreeglid sealt ei ammutanud välja. Sa oled kirjeldanud siin ka sellist, ma ei tea, ma isegi ei tea, kas igatsust või põlastust tavakodanlase või sellise normaalse inimese elu vastu. Et ma ei tea, kas see on loomingu hind, et näiteks ütleme tavakodanlik elutempo, et sa hakkad mingi hetk lapsi saama ja lood pere on ju, et kas see üldse saab nii-öelda sellise tipploominguga kokku käia või oled sa kahetsenud näiteks seda? No sa oled muidugi veel noor mees, sul on aegu elu on läinud kuidagi niimoodi, et olen oma elus paar korda soovinud või isegi ettepaneku teinud, et võiks pere luua, aga siis teine pool sellega kuidagi ei olnud nõus, ta võis olla ka keeruline karakter ja on olnud ka vastupidiseid olukordid, kus minuga on soovitud pere luua ja mina kuidagi ei ole nõus, et nii, et see on kuidagi läinud nii nagu ta on läinud, aga loomulikult olen olnud heas mõttes kade ikkagi, ikkagi on see horisont, et see püüdlus või et kui on rahulik närvisüsteem, et asjad toimivad, et sa näed, et on armastav perekond, kus üks teenib teist ja selles mõttes omakasu püüdmatu armastus, et on selle perekonna kui organismi teenistuse, et ma väga vaatan ja imetlen seda kõrvalt ja ma olen isegi seisnud näiteks õhtuti pargis või mõnes aias, mõne akende all ja vaadanud, kuidas perekond sööb õhtust. Ja lihtsalt, ja see on nii ilus vaatepilt on, et kui mind oleks sealt aiast või avastatud, siis oleks vaadatud muidugi, et ma olen kahtlustatud, et kurjategija, et või mingi vujaerist, mida ma siis võib-olla olingi, aga ma vaatasin tõesti imetlusega seda perekonda, kujutlesin iseennast sinna perekonna õnne sisse ja süda oli täis õnne nagu sellel hetkel ma vaatasin, seal on kõik, seal on õnn ja ma sain seda sealt pimedast aiast niimoodi vaadata sinna elutuppa või kööki, eks ole. Ja siis, aga tegelikkuses ei ole see välja väga hästi tulnud, kuna tõesti mingisugune, mina ei tea, mis on vist ikkagi jah, et see põhikirja olen andnud selle loovuse teemoline või loovuse jumalannale siis ja on olnud näiteks siis armastatud naisega koos elades on ikkagi üteldud, et sinus on kuidagi vähe kirge või sa ei pööra piisavalt tähelepanu mulle ja siis ma olen lihtsalt aru saanud, et ma olengi liiga palju ja siis elukaaslase silme läbi egoistlikult andnud tõesti energiat sinna loovusele, kirjutamisele ära, aga samal ajal siis see ongi egoism ühest küljest, teisest küljest see asi oleks jäänud kirjutamata ja siis võib-olla ei oleks midagi kirjutanud, nii et eks ma üks egoist loomulikult olen, aga samas muud moodi ei oleks saanud need asjad sündida, see on lihtsalt siuke paradoks, millega tuleb nüüd
jällegi 51-aastase inimesena kasvab vist mingisuguse elu, ma ei tea, kas ta on elukunstniku või ellujääja või selline, ma ei taha öelda ninasaarviku nahk, aga selles mõttes paks nahk, et noh, fatalism, ma nimetan seda fatalistlik leppimine, et on läinud nagu on ja on olnud ja et ei olegi ju halb, siis noh, on nagu on, mis seal ikka, et ma ei ole enam selline kahetseja või et oi, et oleks võinud nii ikkagi seal midagi nüüd minna, nagu ma võib-olla mõtlesin veel 10 aastat tagasi, et see mingi siuke fatalistlik, mis on kõige parem, et elurõõm, huvi ja uudishimu elu vastu on igas vallas säilinud ja see on kõige tähtsam. Kas sa saatusesse usud, et kõik läheb nii, nagu meist sõltumatult on kuskil ette määratud? Päris niiviisi nüüd otseselt saatusesse, mis see kõlab nagu oleks ta nagu ikkagi kuigi palju väljaspool, kuigi ka meie sees on väga palju asju, mida me ei kontrolli, mis on justkui väljaspool, näiteks karakter. Kui minu karakter, mis väidetavalt siis ka Schopenhaueri järgi, sul on võib-olla 3 ülikooli haridust, doktorikaad, aga su karakter siiski iseloom suures osas ei muutu. Et näiteks konflikti käigus ikkagi mingi asi võib siin niisugusel ärritada nagu, noh, ma ei ütle just nagu loom, aga ütleme ühesõnaga karakter nii heas kui halvas jääb, et see karakter kuidagi suunab sind läbi elu, aga mis sündmused sulle satuvad elus vastu, mis ajastul sa sünnid? Ma arvan, et siin on palju juhuse muusikat mängus ja see saatus loodub või see saatus kirjutab end siis ise kuidagi selle lakkamatu oleviku käigus, kui läheb enam-vähem hästi, siis see saatus loodub nende lakkamatute sündmuste käigus, aga seal on ka ikkagi palju juhuse muusikat. Ma arvan, seal on nii saatus, seal on see juhuse muusika, su karakter, need sündmuste, sadu sündmusi, et seal on see on nagu siuke elu alkeemia. Et see saatus on üks osa sealt, üks element sellest. Noh, mitte Mendelejevi tabelist, aga sellest, kus on, ütleme, neid elemente 50 võib-olla või 40. Oluline element on saatus, ma arvan. Aga ta on üks suur mosaiigist, üks ikkagi see element. Mina arvan niimoodi. Seal tuleb mängu ka vabatahte küsimus siis, kui saatusest rääkida. Et kui palju on minu otsustada, on noh, a la, et üks universumi reegel on enam-vähem see, mis peab alati paika, on see, et mis sa endast annad, seda tavaliselt saad sa vastu, et sa justkui toimid peeglina või selline, ja siis ütleme, et kui inimene noh, on halb inimene, negatiivne inimene, annab endast ainult välja, sõimab kõike, siis ta saab seda vastu, siis tema näeb maailma niimoodi, on ju. Ja nüüd, kui ta mingi ime läbi otsustab oma elu muuta ja hakkab heaks inimeseks nii-öelda ja hakkab nägema, et talle antakse ka head vastu, siis ta võib mõelda, et see oli ju minu valik, on ju, et ma muutsin ennast ja minu saatus või minu elutee on justkui muutunud, et minu elus hakkavad juhtuma head asjad. Aga äkki oli saatusesse kirjutatud, et sa nagu nii teed seda. See on jah, selles mõttes see on küsimus, millega ma olen hästi palju oma pead justkui krussi keelanud, et kui palju meist sõltub, et noh, ma ei tea, kas see on niivõrd detailselt, et ma praegu tõstan seda, see on kõik, noh, minul ei ole siin mingit kontrolli, on, kui mulle tundub, et on, see on ainult illusoorne kontroll. Või siis on jah, et saatuses on, noh, nagu paljud nõiad räägivad, et on mingisugused verstapostid või sellised kohad on ikkagi saatusesse kirjutatud ja lihtsalt see teekond, kuidas sa sinna jõuad, see on ikkagi üsna lahtine, et sa ise justkui valid seda teed, et noh, mõni inimene läheb üsna otse, mõni läheb tohutute ringidega, on ju. Jah, võib-olla seal on ka see, et inimene saab ise nii palju saatus, noh, siuksest, ütleme seda saatust avada või konkreetsemaks muuta, et kui ta nii-öelda peenendab oma maailma taju, siis ta näeb, et noh, antakse võib-olla mingid märgid, et su lähedusse satub tõesti inimene, et kui sa teda nagu kurjasti või ükskõikselt või ära kasutad, selles mõttes näiteks ei teegi tast eriti välja, kuigi ta saad aru, et nüüd see inimene on see, et temast tuleb just väga välja teha, sest ta on seda väärt ja niimoodi, et siis see äratundmine, aga kui seal võib ka olla see, et teedki välja ja siis no näiteks ta võib olla sõber või elukaaslane, aga siis
et seal on jällegi need hargnevad ja raske küsimus tõesti, et aga ma usun seda, et lihtsalt see hinge peenenemist ennast nii kaugele arendada, et sa märkad neid märke, et näed, et sellest ma võtan kinni, see saadetakse mu teele, et see on, et siis, et sa ükskõikselt ei suhtu sellesse, nagu see on nagu aukartus, see on natuke nagu aukartus elu ees, et nüüd see ei ole niisama, et ma lähen sellega kaasa, see märk viitab sellele, võtan, seal on ka usk natuke, see usk ellu, usk sellisesse millessegi. Et ma arvan, et see asi toimib, aga tuleb olla ise tundlik ja tähelepanelik. Mm-hmm. Kas sa sellele oled mõelnud, et mis ametimees sa siis oleksid, kui sa kirjanik ei oleks? Mm-hmm. Raske isegi, no ma mäletan enne, kui ma kirjanik ei olnud, aga see oli keskkoolis, ma ei olnud adekvaatne, siis hilise arenguga ka, et tahtsin saada metsaülemaks või metsnikuks, aga tegelikult looduse poolt ei ole mulle antud häid nii-öelda inseneri või isegi puusaagija või truspamehe näppe või saekaatri mehe näppe, et ma arvan, ma oleks nendest näppudest ilma juba, kui ma oleks saekaatris, et saaks niimoodi teha, aga et seal ongi nagu see, et tõesti õpetajaks ju ka ei sobi, et seal peab natuke ikka rohkem ekstravert olema või saama seda energiat tagasi, aga ma pigem vist väsiks ära, kui ma oleks iga päev klassi ees, et isegi raske küsimus, võib-olla kuskil raamatukogus või muuseumis selline väikest viis ikka siukse poole kohaga teadlane, noorem teadlane eluaeg või. Et raske isegi öelda. Jah. Aga küllap ma näiteks saaksin ka taimeaias hakkama või sellise mingi puukoolis, et loodus on mul ikka lähedane olnud, et midagi sellist taimeaia või miks ka mitte polliõunaaias mingi puukooli töötaja või näiteks Tõnu Õnnepalu praegu töötab puukoolis istandikega tegeleb. Tal vist ühes raamatus oli ka, kus ta käis kuskil Inglismaal aednikus. Jah. Et ta on neid ameteid proovinud ja võt tema võtab ka mingeid siukseid pikaaegseid väljakutseid vastu, sageli saab tal sellest ka tema järjekordse loo või raamatu osa. Et see on tema tee. Millal sa viimati nii-öelda kellaajalisel tööl käisid? Või oled sa käinud? No täna siin on kellaajaline kokkulepe. See on lõbu. Aga see on niimoodi, aga siiski kellaaega, Lohkva raamatukogus olin alles 4 päeva tagasi, sinna pidi täpselt kellaaja peale minema. Nüüd olin Karksi-Nuia raamatukogus seal. Et aga niimoodi, kui päris niimoodi nagu töö või ma ei mäletagi. Kuule, sellest on ikka aastakümneid möödas, jah? Et seda ikka ei saagi öelda niimoodi, et oleks nüüd mäletaks. Ja. Mul on see, et mina ju siin, et me siin kontoris istume, see on minu jaoks viimaste aastate teema, et mul tuleb muidugi see väga selgelt ja hästi püsib meeles, et kõik 20-ndad ma tegin füüsilist tööd ja siis ma vahepeal vaatan mõnusalt kontori aknast välja ja joon sooja kohvi ja siis vaatan näiteks inimesi tellingutel ja mõtlen, et näed, et ma võiks olla seal samas. Et see on kuidagi, õnneks on see mul nagu meelde jäänud, sest ma tegin seda päris pikalt. Et tundus, et mis ma siis teen, lihvin põrandaid ja pesen aknaid, et enda arust tark tüüp, et lõpeta ära, hakka ajuga tööle. Aga sa kirjeldasid natukene enda romaani kirjutamisprotsessi. Kuidas sul praegu kirjutamisprotsess välja näeb? Kui kas sa kirjutad igapäevaselt või on see ikkagi mingi sprintidena? Üldiselt on niimoodi, et nädala keskes, kuna ma olen ikkagi jällegi ma ei saa aru, kas ma olen nüüd vabakutseline või kutseline, vahet pole, kuna ma olen siis vabakutseline kirjanik, vabakutseline kirjanik, siis ma teen selle nädala ikkagi selle distsipliini ma ajus teen valmis, et ma hommikuti ärkan
panen seal ahju tule, siis emana aitan seal mingit söögilauda kuigi palju katta ja siis ühesõnaga, mis vaja, teen ära ja siis loen, hommikul on pea puhanud, loen sellist kirjandust, mis on nii-öelda ajule virgutusvõimlemise eest või tund aega kindlasti. No mingit filosoofilist teksti või sellist raskemat sorti populaarteaduslikku teksti, mingist uuemast bioloogia või astronoomia vallast, mis nagu arendaks ennast. Tund 2 kindlasti loen ja siis väike puhkus, siis teen uue kangema kohvi, lõigun mingi kiivi kõrvale, et oleks C-vitamiini ja siis kirjutan ümber mingit teksti arvutisse, niimoodi 3 tundi näiteks. Ja siis ongi nagu selles mõttes tööpäev läbi. Selline on umbes niimoodi. Ilus 5-tunnine tööpäev, 3 tundi kirjutamist, 2 tundi lugemist. No näiteks, jah. Aga selles mõttes, et kirjutamise või mulle tundub üleüldse mingi intellektuaalse loomisprotsessi tööd ei saagi väga rohkem teha, et ta on üsna väsitav. Kuidagi 8 tundi kirjutada tundub ebareaalne. Ja siin on nagu hea võrdlus, hea näide Toomas Vint ütles kunagi, et tema on ju mõlemad maalikunstnik ja kirjanik ja ütles, et 4 tundi kirjutamist võrdub 8 tunni maalimisega. Ja kui tema seda ütles, kes ta seda mõlemat hästi teeb, siis see on usutav. Ma ei ütle nüüd, et maalikunst on selles mõttes energeetilise tiheduse mõttes 2 korda lahjem, vaid et järelikult see energeetiline, see seal lihtsalt kuidagi jaotub võib-olla niimoodi, vähemalt temal jaotus. Tal on niisugused, tema maalid on, mõni kunstnik hakkaks kohe muidugi ütlema, et mis see on jama, et Jackson Pollock või seal, kes tegi hästi konkreetselt, vihaselt ju teevad osad kunstnikud või see Francis Bacon, kes on nagu, seal võib istuda sealt 2 tundi, siis pööraselt mingi tund aega metsikult maalida ja siis ongi kõik kuuks ajaks või siin on ka jälle nii eri variante, aga ütleme, kui rahulikus tempos teha, et siis kirjutamisega saab natuke rutem energia minu arvates otsa kui maalimisega, kui rahulikult teha seda tööd. Mis Toomas Vint huvitav teeb, temaga võiks rääkida, mul tuli praegu meelde, et mingi periood ma lugesin tema raamatuid ja mulle meelde jäänud natukene ülekaalulisusele kanduvad vanemad daamid, keda ta väga erootiliselt kirjeldas oma raamatutes. Jah, minu jaoks on lemmikud tema 80-ndate novellid, sest kuna ta oli ühtlasi ka just kunstnik, eks ole, siis ta väga elavalt maalis need 80-ndate Tallinna eluolustikust tulid silme ette kõik. Seal Paarimees Olevi elu ja mis ta need sellised jutud olid, kus võttis mõne karakteri ja siis hakkas seda mingisse tegevusse viis, mis siis toimus Tallinnas. Aga ma arvan, et ta on siiani tegus. Nüüd vist ta rohkem tegeleb maalikunstiga, aga kindlasti ka vähesel määral olen kuulnud, kirjutab. Novelle ikka aeg-ajalt loomingus ilmub, aga harvem muidugi kui varem. Ta peaks olema praegu 81-aastane saama. Aga ma arvan, et ta on heas vormis. Kui sa enne mainisid seda, et sa oled võib-olla oma käe andnud loomejumalatele või jumalannale, siis kunagi rääkis mulle üks nõid natukene sarnast asja, et ta ütles, et tema ei saa lapsi saada, sest muidu ta võimed kaovad ära ja kavatses ennast nii-öelda kastreerida. Minu arust muidugi ulmeline teema, et naisena sa sellise otsuse teed on ju. Aga ma ei tea, kui sa ise enda peale mõtled, et kas selline asi on võimalik, et sa elad nii-öelda sellist väga tavapärast ja väga jõudsat sellist õnnelikku pereelu ja samal ajal teed mingi tipptasemel loomingut, sest kogu loomingu selline alus tundub mulle olevat ikkagi mingil määral konflikt või kannatus. Et need 2 maailma kuidagi, nad ei käi nagu kokku, on ju. Selles mõttes et ei käi, et seal paratamatult tekib konflikt, et need ei ole jõhust võetud süüdistused, et jälle sa oled oma loominguga seal, et nokid seda oma asja, et pühendu nagu perele ka, et seal see konflikt on täiesti paratamatu. Ja et peab olema eriline karakter, kõrvalt vaadates näiteks tundub, aga ju ei tea, kuidas see tegelikult on välja seal kukkunud, kui mis valu või rahu hinnaga, et Andrus Kivirähkil näiteks on see õnnestunud, et pereelu ja töö ühitada. Aga ei tea ju, see on kõrvalt vaadates, aga mul see niimoodi ei ole siiamaani õnnestunud, aga samal ajal ma ei ütle kunagi mingisugust barjääri ei ehita ette, et selles mõttes usaldan nagu saatuse kulgu
ja kui ma seal, kui juhtub see kõik ja seal läbi põrun, noh, siis nii ongi, aga ma nüüd ei ole vetostanud midagi või kuldreeglit teinud või niimoodi, et see ikkagi elu, ma usaldan nagu seda ühtlugu saatust, aga ka siis juhuste muusikat, et läheb nagu läheb, eks ole, et aga see tõsi ta on, et aega selle jaoks, no ütleme selline poeetiline insener siis, kes hommikul mõtiskleb, vaatab aknast välja, et seda aega nagu peaks ju olema enda jaoks, et kui nüüd see inimene hommikul ärkab üles ja siis tal on tõesti selline oma stuudio, mis on võib-olla natuke linnast väljas või vaikses kohas, et ta saab seal 8 tundi tõesti nii olla, nagu tahab. Aga ei tea, pärast seda ta on ikka tohutult väsinud ja vaat ei oska öelda. See on väga raske ja keeruline küsimus ja siin sõltub jällegi konkreetselt inimesest ja sellest võib-olla kellega ta kohtub ja kuidas neil hakkab see asi koos sujuma. Ma mõtlen ka, kas see on selline, ütleme ka elureegel, et sa ei saa kunagi olla mitme ala spetsialist, et ütleme, kui nimetame alaks, nimetame, ma ei tea, tavalise perekonna kasvatamist ja siis näiteks loometööd on ju, et noh, kõike ei saa, kuskilt peab kärisema see pilt, et kui sa ühele asjale täielikult pühendud, järelikult see üks asi saab ikkagi olla tugevam nii-öelda. No põhimõtteliselt on sul õigus jah, et sa ei saa mingis asjas võib-olla väga lõpuni välja minna, et see lõpuni välja minek nii kirjanduses kui ka õnnelikus või sellises terves pereelus, kus siis kannab viljan, et lapsed tunnevad end turvaliselt, pereliikmed tunnevad end turvaliselt ja kõik siis, et see on ikkagi ka teenimine, see on selle pere kui üksuse teenimine samamoodi, kui kirjutamine on nagu templi teenimine heas mõttes, et sa nagu teenid mingisugust endast kõrgemat jõudu ja seal on ka see, et ikkagi võib tulla see, et sul tulebki näiteks see asi välja, et sulle meeldib teenida näiteks, heas mõttes teenida, ma mõtlen teenimine kui üllas asi, et seda peresüsteemi, aga võib-olla ka, et sulle meeldib vaheldumisi teha, nii kirjutada, kui olla pereinimene ja sa ei tahagi üheski asjas lõpuni välja jõuda, aga tulevad ka head või huvitavad tulemused, et ei peagi nagu päris lõpuni nüüd kuskile võib-olla, no mõni ei tahagi välja jõuda, et nii palju variante on olemas, et on ka ju selliseid andelaad, et väga palju ei peagi pingutama, kui see tema asi tuleb juba välja ja siis sa ei kulugi väga palju energiat ja siis ta saab jälle perega koos olla. Ma ei tea, need retsepte on ikkagi nii erinevaid. Kas sa seda tunned, et näiteks kirjutades sa ise lood midagi või sa tunned seda, et kui sa rääkisid mingi loome jumalanna teenimisest või sa tunned seda, et sa oled ikkagi antenn, mis laseb läbi kuskilt, et sa võib-olla sinu see kutseline või vabakutseline koht on see, et sa paned ennast olukorda, kus sa saad selle antennina käituda, kuulatad nii-öelda ja siis lased läbi mingisugust loomingut, mis tuleb ei tea kust. Hea küsimus. Ma ise arvan, et kui ma nüüd nii-öelda poeetilise inseneri käest küsin, kes mul sees siis on selliste asjade asjatundja, siis tema ütleb, et see on ikkagi selline nagu meediumi värk. Meedium siis selles mõttes, et põhjendan kohe ära ka, et seal on siis elumängus, argielu, raamatute mõju ja siis teatav ka dieet, et viimasel ajal ma söön mõne nädala keskel vähem, et kõht oleks tühi ja siis on niimoodi, et mitmest rajast koos tekib siis see asi peas, et siis mingil tekib, ühesõnaga ma saan kunstlikult tekitada mingi pinge välja, kus siis tekib mingi kujund või niimoodi pilt ja siis ma kirjutan selle üles. Aga loomulikult seda ei saa kunstlikult pidevalt tekitada, aga ma enam-vähem tean seda mehhanismi. Ideaalis on kõige parem, kui see tekib käigu pealt, näiteks rattaga sõidan kuskile Kärstnas või niimoodi. Ja ma seal palju Karksi-Nuia ümbruses sõidan siiani rattaga ja suvel ka Eestis ja saartel. Et kõige parem, kui see sünnib niimoodi kuskil
no näiteks Haapsalus ma nägin ükskord kohvikus ühte neiut, see oli peale 5-päevast matka ja siis ta oli nagu ilmutus ja ma kirjutasin sellest luuletuse. Mul on see muide see kaasas ka, aga mul on see kotis, kas ma võin võtta selle? Ma loen ette selle, sest see on nagu siuke ilmutuslik. No lugu oli siis nagu see, et 5 päeva olin teel, siis ma puhkasin Haapsalu ühes kohvikus ja siis astus kohviku uksest sisse üks tüdruk niimoodi. Ja see oli nagu siis ilmutus või niimoodi. Ja selle luuletuse pealkiri ongi Ilmutab end. On kuum ja roidunud pärastlõuna. Mitte midagi ei juhtu. Vahtralehtedelt tilgub kleepuvat mahla. 3 tuvi laskuvad munakivi sillutisele. Kohvikusse siseneb vigaste jalgadega tüdruk. Valides kaua, enne kui tellib salati ja jäätise kokteili. Üks ammune armastus viirastub ta näojoontes, hetkel, mil ta minust möödub. Ja pisarad hakkavad voolama. Kuum tuul pillutab ajaviiteks tühja kilekotti, pikki väikelinna tänavat alla Merelahe poole. Püüan keskenduda sellele mängule, aga pisarad ei lakka. Vaid aina voolavad ja voolavad mu silmist, nii et mõtlen juba kaunis ärevalt, mida sellisel puhul küll teha. Kas sattuda paanikasse või hoopis kiirustada kuhugi? Kas mõtelda millegi üle põhjalikult järele ja muutuda siiski pigem õnnelikuks kui kurvaks? Kas lugeda 3 korda meie isa palvet või istuda niisama rahulikult edasi ja tellida veel üks kohv? Ah, ei tea. Neitsi Maarja ilmutab end alati liiga ootamatult. Et siis selline kangastus. Ja selle Neitsi Maarja ilmutamisega ma olen näinud mingid naljapilte, kuidas millegipärast mehiklastel on see, et nad näevad seda igal pool, on ju, et lihtsalt mingi söögi sees järsku kujutis või pilvedel või ja siis löövad risti ette, et ta justkui ilmutab. Mis on täiesti reaalsus, mis on selles mõttes, et nagu sa enne mainisid usku, on ju, siis usk on kõik võimas. Usk ei pimesid. Jah, usk on kõik võimas. Ja just see võimsus on ka selles, et ta nagu just see, mis on nagu hoomatav, kuidas ta töötleb ajusid või mis imesid ta võib nagu aju keemiaga teha. Nii heas kui halvas. Aga me käsitleme seda head ja siis konkreetselt mul on ainult üks siis ilmutus selle Neitsi Maarjast, aga neid ilmutusi teises vallas paraku teema neist on palju ilmutusi, jah, aga siis nendega on eraldi teema, aga näiteks usu imest võib-olla nii palju, et näiteks nii palju, kui ma olen lugenud kirjanduses, siis paadunud narkomaanid, kes siis on kuskil, võib-olla üksikud on siis tulnud ka välja, mitte võib-olla üksikud, vaid isegi rohkem on tulnud välja siis nendes teraapiakeskustes, aga üldiselt nad lõpetavad siiski kurvalt, aga siis näiteks need, kes on sattunud siis mõned, ja päris palju näiteid, kes on sattunud siis neli pühilast usuühingutesse, et ja nad on täiesti joomine rahulikult, narkootikumid, täiesti ma jätsin maha, sest ma leidsin Jumala, et see ongi see, mida suudab usuime teha ajuga, et see on võimas jõud lihtsalt, mis ei korja üles ja kasuta seda, eks ole, ükskõik kuidas. Et see on inimesele midagi loomuomast. Mehis, kas sina usud Jumalasse? Ta ei luba mul seda öelda. Mis see tähendab? Selles mõttes, et sellist sõna ei ole olemas, et ma saaksin sellega vastata. Mul on selline suhe temaga. Ehk siis usud? No kui nii, siis jah. Jah, see on huvitav. Mulle meeldib alati mõelda, et kui miski välja öelda, siis see kaotab oma jõu.
et no, mingid kõige suuremad asjad elus, et noh, esiteks neid on väga raske välja öelda, kirjeldada, on ju. Ma ei tea, kirjelda armastust, noh. Väga raske, kuigi kogu aeg kirjeldatakse. Aga et kui sa miski välja ütled, siis sa lased justkui vurtsu välja sellest. Ja väga hea näide on muidugi igasuguste, noh, nagu me enne rääkisime, etappide või asjadega, et kui inimene ütleb, et uus aasta, ma võtan 10 kilo alla, nii kui ta seda kuulutab, on ju, siis ta on sellest plaanist vurtsu välja lasnud. Aga see ei ole mitte, see on ka samamoodi, et see on sõltuv, et kõigil võib-olla ei ole niimoodi, et see oleneb ka inimtüübist, et mõne jaoks just see, et ta selle välja ütles, see lisab talle väikse ora perse niimoodi, sest noh, et ta ei taha enda sõnu süüa, on ju. Inimtüüpe ja karakterid on nii palju, et tõesti, on ka täiesti sellised näited, et nagu sa just viimati ütlesid. Kas sa simulatsiooniteooriat usud, et me oleme arvutikiip ja kõik see meie ümber siin on näiline? Vaat seda ei usu. Ma nagu niimoodi. Näiline võib olla see maailma taju või see minu maailmapilt, mis selles mõttes, noh, ma elan teda reaalselt läbi, aga ta võib olla siis illusioon, mida ma elan läbi, see võib olla nagu näiline, et mis ei pruugi vastata reaalselt mingisugusele tõele, kui seda tõde üldse on, aga seda kiibi, seda värki ma ei usu. Ei. Jah, see on üks huvitav mõtteharjutus. Aga mida sa praegu kirjutad? Praegu ma kirjutan jutu ja novellikogu. Vahepeal on kogunenud jutte, mis siis, mõned on ka ajakirjanduses ilmunud ja siis on mõned visandid, mida ma veel teen valmis ja siis 8 aastat on möödunud viimasest uuest jutukogust, eelmisest uuest jutukogust, et siis värsked jutud ja novellid. Praegu tegelen sellega, mille üle ma olen väga rõõmus, sest see on nagu, see tuleb mul, noh, iga lind laulab nagu nokk on loodud, mul on nokk loodud vist selle koha pealt, et lühijutud või jutustused õnnestuvad loomulikuma või kergema vaevaga kui muud žanrid. Et siis sellega tegelen praegu, aga on ka romaaniidee, aga nagu ma ütlesin, ma olen aegne romaanikirjutaja, et see võib-olla tuleb 3 aasta pärast välja romaan. Kas sa vahepeal kirjutamisele nii-öelda tehniliselt ka lähened, et nagu ma sulle enne rääkisin, et ma kirjutasin ühe jutu, kus ma panin elus esimest korda naise peategelaseks. Noh, idee oli mul ka, aga idee oli ka sellest, et kas proovida... tema või mina vormis? Tema vormis oli see, aga ma ei ole sellist asja varem kirjutanud, on ju, et kas see vahepeal, noh, üsna siuke tehniline võte, et kes panna peategelaseks ja mõtlesin, et ma lihtsalt proovin, et kas sa ka vahepeal nagu mõtled mingi selliste väikeste tehniliste detailide peale, et ma proovin selle nurga alt kirjutada. Ja ikka olen mõelnud ja üks raamat oligi siis sellises mitte eksperimenteerivama stiilis, aga siuke stiil, sellises hoos stiil, mida ma eriti ei kasuta, oli see ebatavaline ähvardav loodus, see Priit Pärna illustratsioonidega, kus ma leidsin ühe stiilivõtme, tõesti ühest Tšukiyo Mishima jutust seltsilised. Ma olin hästi väsinud raamatukogus ja siis Rein Raua tõlgitud ja lugesin seda juttu ja vaatasin, siin on midagi, mis saab täiesti uus kanal. Aga selle ma tegin siis ühe jutukoguga, eksperimenteerisin läbi selle, mis seal oli. Aga üldiselt niimoodi ka, et mul on seesama, mis sina olen ka, on vist 2 või 3 juttu, kus siis on naine peategelane, olen püüdnud sisse elada tema maailma ja siis et ikka on samamoodi selle romaaniga, kus on siis ka üks peategelastest Lee inimsööja tütar, et siis ta on nagu karakterina mul võib-olla kõige õnnestunum ja loomulikum naiskarakter siis, et olen saanud varemalt süüdistusi, et sa ei oska naisi kirjutada. Jah, et nad on nagu siukse, et kujutatud nagu valge mehe siukse iha objektidena liiga palju või mõneti. Võib-olla osalt on need süüdistused õiged, aga ma ise ei ole kunagi tahtnud ühelegi tegelasele liiga teha ja kõik nad on minu jaoks olnud võrdsed. Aga praegu ma arvan, et
selles osas on asi tasakaalukam kuidagi, et järjest rohkem püüan ka selle koha pealt avardada oma maailma pilti, et elada erinevatesse rollidesse, siis see tähendab, näiteks looma rolli veel ei ole, Kafkal oli hästi palju, tal oli küll koerad, küll põrnikad, kelle maailma ta sisse elas ja need on väga põnevad eksperimendid muidugi alati. Ei, miks mitte, ei, ma olen kingadesse sisse, kingade elu on mul ju, mis õnnestus päris hästi, et kingad, poest ostetud ilusad kingad ja siis üks tüüp lihtsalt unustab nad ukse taha ja varastatakse ära, siis satuvad hulguse kätte, see kingad rändavad jalgadesse ja lõpuks tehakse sinna sisse linnupesa, et kingade maailma ma olen elasin täiesti kenasti läbi ja mingi tool on ka, üks tool, mis on seda ma isegi mäletan. Et nii, et ikkagi on, et isegi tahkete asjadega tahkede asju oskan isegi paremini võib-olla kujutada kui nii mõnda teist asja. Ja ma mõtlengi näiteks, kui sa ütlesid, et oled saanud kriitikat selle osas, et oled naisi kuidagi ühtemoodi kujutanud, et kas see tegelikult a la kui väga-väga nii-öelda baastasandil räägime, siis meeste jaoks ongi naised ihaobjektid, et kas seda väga sügavalt ongi kuidagi teistmoodi võimalik kirjeldada? Või olles ise mees, on ju? Et jah, siin ongi jah selline tõesti, laias laastus me elame ju seksuaalsusele rajatud maailmas. Nii vaata, kelle poole pealt tahes, et see on niimoodi lihtsalt ja paratamatult, kuna ma olen mees, siis naise kujutamisel ma sellise tasemeni ei pruugi jõuda, nagu võib-olla ideaalis ju võiks või sooviks näha näiteks seda feministid. Ma ei tea, tähendab, ma annan endast parima alati, et ta on nagu üks mu loodutest, ta on nagu inimene ja siis, kui ta mul niimoodi kellegi jaoks välja ei kuku, et see ei ole nagu see õige, siis see on mitte tema probleem, sest ta võib teha seda kriitikat, aga paljusid lugejaid see ei häiri, ütleb, et las ta olla selline, nagu ta on, et see üldse ei häiri, et ta on väga loomulik. Jällegi, et ma teen üle oma varju juppa, et ma nagu annan endast parima, et ja ma enda arvates nad ei ole mul ihaobjektid ja et nad on nagu tegelaste seas. Ja see et võib-olla nüüd ütleme, kui on praegusel ajal praegu kirjutades, siis see karakterite lahti kirjutamine on selles mõttes, tegelen sellega pikemalt võib-olla sest 20. eluaastates ja 30. veel oli tõesti hästi impulsiivselt romantiline olin küll alati, et ja siis tõenäoliselt ma paigutasin sinna ka võib-olla oma läbielamata ideaale, romantilisi ideaale, mis jäid päriselus elamata, et võib-olla selle koha pealt vastab see tõesti tõele. Raske on ennast kõrvalt niimoodi analüüsida. Selline kriitika on muidugi, ma ei tea, kui tõsiselt tasub seda võtta, et inimesed isegi kritiseerivad seda, kui filmis mängib näitleja mängib invaliidi, aga ta ei ole päriselus invaliid ja siis see tundub, et see ei ole reaalne. Aga see ongi näitleja töö ja samamoodi on kirjaniku töö panna juttu karakter. Seal on võib-olla see jah, et tõesti nimetatakse vist, et Stanislavski meetod, et mõni näitleja kasutab seda Stanislavski meetodit, et ta siis juba enne rolli 2 kuud sõidab selle invaliidi käruga ja siis tõesti elab nii rolli sisse, et tõesti vaatad, et et nagu ongi nagu päris. Ja see tuleb hästi välja ka nende filmide puhul, kus on mingit ajaloolist isikut mängitakse või mingit tuntud isikut, kus näitleja siis jäljendab kõike tema
miimikat ja kõike sellist rääkimisviisi, on ju, et siis näitleja justkui harjutab seda enne läbi, on ju. Ja mõne puhul on tõesti nagu hämmastavad sarnasused on. Ma ei tea, millalgi peaks tulema välja film Mike Tysonist, keda mängib Jamie Foxx. Ja siis kunagi ma nägin klippi, kuidas Jamie Foxx Mike Tysonit järele teeb ja teeb väga hästi, parodeerib teda, aga et siis ta hakkab mängima teda, siis on... Kas neil see näo, ma mõtlen, massiivne näoplaan on sarnane üldse, natuke vist erinev ikkagi või? Ma arvan, et seal saab teha selle meigi. No saab, väga huvitav, saab näha siis. Jah. Aga mis meediat või mis sisu sa ise jälgid, lisaks siis sellele süvakirjandusele, mida sa hommikul värske peaga loed? Mis ma jälgin, ma olen päris kõva uudiste lugeja, mõnikord upun ka uudistesse ära liigagi, et on neid tühja peaga päevi ju ka päris palju, kus ma olen nii-öelda everyman või ei keegi või siis ma lihtsalt loen meediat, loen Õhtulehte, loen Delfit, loen Postimeest, loen Eesti Päevalehte, loen mingisuguseid, vaatan filme hästi palju erinevaid, mingisuguseid seriaale, vaatan üle, keskaja armastus, Troonide mängu vaatan üle, siis seda fantaasiafilmi Sõrmust isandut vaatan üle ja mingeid kootiseriaale meeldib vaadata üle mitmeid kordi. Tahad, ma annan sulle tohutult hea sarjasoovituse. Ma olin ka kunagi suur sarjafriik ja nüüd ma avastasin tõesti üle pikkade aastate ühe sellise, mis on tõsiselt hea. See tuli mul, ma tegin Lynchist ka ühe saate, Lynch suri ära millalgi ja siis kuidagi tema mingeid asju lugedes siis soovitati seal seda, see on 2014. aasta sari Leftovers. Leftovers või? Ja, see kontseptsioon on selline, et ühel ilusal päeval 2% kogu maailma elanikkonnast lihtsalt haistub õhku. Ja siis nad hakkavad sellega seal hangeldama, et mis juhtus ja lihtsalt kaovad ära, mingi 140 miljonit inimest igalt poolt ja täiesti tundub, et suvaliselt, et mõni pereema seal jääb näiteks kõikidest oma lastest ilma, mõni ei kaota kedagi ja Mida asutakse siis kuidagi otsima või? Kogu selle teemaga hakatakse seal hangeldama. Jah, aga see on tõsiselt hea, et ta niimoodi hästi aeglaselt läheb, on ju, ja kogu see asi nagu rullub seal lahti. Ja hästi tehtud ja usutavalt ja loomulikult. Ja väga hea on ja seal on niisugune müstiline komponent on ka juures. Väga hea. Et seda ma soovitan ja see on tõesti üle aastate mul, ma ei ole nagu avastanud väga uusi sarju, aga see oli hea, jah. Aga kui filmidest räägime, siis mis su lemmikfilm on? Mis ma saan öelda, mis ma viimati vaatasin, oli romantiline õudusfilm nimega Hannibal, kus siis Anthony Hopkins mängis seda Hannibal Lecterit. Ta on lihtsalt selline ka, et mõnus on üle vaadata, et hästi on näitlejad rolli sisse elanud, teema, õhustik, kõik kulgeb loomulikuna, hästi on see sisemine atmosfäär on sisemiselt realistlik ja nagu mõnus on vaadata, pea puhkab. Siis samamoodi nagu seda, aga mis on nagu teravamad filmielamused, mis on nagu kunagi oli see Naked 95. aasta selline inglise sotsiaalkriitiline film seal, täiesti lihtsalt hea film ja väga on meeldinud ka siis mis see 75. aasta film oli, Kurjade vaimude väljajäämine, kus ühest tüdrukust Eksortsism, ja see oli väga hea, väga hästi tehtud film. Ja ikkagi Polanski on teinud mitmeid väga häid filme ja väga huvitav western Champion või see, kes tegi selle filmi Piano, mis oli ka hea film, või Klaveri Piano, jah. Uus-Meremaa režissöör, ta tegi siukse westerni nagu Koeravägi või
väga siuke rahulikult kulgev film, aga jällegi väga, väga hea, et no neid ma ei oska, need on niisugused näited, mis tulevad meelde ja sealt võib olla veel paremad, mis hetkel lihtsalt ei tule meelde, ei pruugi meelde tulla. Aga võib-olla ma siis siinkohal lähen üle raamatute peale, mis on nagu viimase head raamatuelamused. Et praegu on ju sellised väga karmid ajad maailmas, aga siin on nagu tõlgitud eesti keelde näiteks 3 sellist raamatut, mis olid siis kunagi Gulagi ohvrid ja siis üks on ka 70-ndatel oli niimoodi, seal pisteti, no tahtis Nõukogude Liidust põgeneda, pisteti sinna Nõukogude hullumajja, et kujutada ette seda süsteemi, kuidas inimene selles väga võikas ja julmas süsteemis ellu jääb ja inimeseks jääb, et need 3 raamatut olid siis, üks oli Natalja Ginsburg, see raamatu pealkiri ei tule meelde, teine oli Petkevitši raamat Tähtede ja hirmu taustal ja siis 3. Juri Vetohhin Kalduvus põgeneda, et seal on kõik see inimese lugu, kellel siis võetakse kõik, katkestatakse kõik tema igapäevane nagu see reaalsus ära ja siis ta on äkki süsteemi ohver ja kuidas ta siis seal ellu üldse jääb ja siis huvitaval kombel tulebki välja, et väga karmides oludes Gulagis või kus inimene teeb ülirasket tööd, hea kui üldse ellu jääb, saab leivapalukese ja õhtul siis nad ikkagi sosistavad omavahel seal Jessenini luulet või et siis tuleb välja, et äärmuslikes olukordades ikkagi inimene vajab mingisugust poeesiat, et ta vajab mingisugust sellist tükikest poeesiat, et ellu jääda sellel Vetohhinil näiteks 70-ndatel ta oli, no ta tahtis Nõukogude Liidust põgeneda, siis pisteti sinna muidugi alguses vanglas ja seal ta luges Jessenini, tal oli tohutu Jessenin, see vene poeet oli peas selle tundide kaupa, vangid kuulasid teda ja siis ta sai sealt nii-öelda staariks, pärast pisteti ta muidugi hullumajja, siis hakati väävlit süstima. Ta jäi seal ikkagi pidas vastu need õudsad aastad ja siis lõpuks hüppas siis Aurikust Vaiksesse ookeani ujus seal Uus-Guineasse seal terve ööpäeva. Et sellised inimeste ellujäämise lood, et need on fantastilised. Et see taust ja Gulag ise on muidugi õudne, aga just see, et kuidas inimene jääb ellu sellistes äärmuslikes oludes, et need on nüüd viimasel ajal ilmunud, Valdek Kiiver on väga hästi tõlkinud, seal üks tõlkjale nimi ei tule meelde, neid soovitaks nagu põnevat ka lugeda nagu. Mis asi see väävli süstimine on? No, tähendab, seal oli niimoodi ikkagi, et kui sa oled dissident, sulle nii-öelda selle süsteemi vastane, siis sulle süstiti väävlit ja siis sulle süstiti seda, mis see suhkur on, insuliini, et sa muutuks tuimaks, et sa muutuks käsualuseks, et sa lõpuks ütled, et vaata, siin on 5 sõrme, mitte sõrme on ja siis ütlekski, et need on 5. Jah, et noh, see on see, et sind süstitakse kuulekaks riigi siukseks orjaks, tuimaks. Aga ta tuli sealt välja, see Vetohhin põgenes Ameerikasse, kirjutas selle raamatu sellest õudustest, et see just inimene, kuidas ta jääb ellu kõigi vaatamata kõigele, et kui palju jõudu võib olla ikkagi inimeses ja see on just sellistes äärmuslikes oludes tuleb see välja, et siin meie oludes siin ei pea ikkagi 10 korda vähem ju ma pingutan näiteks, kui seal äärmuslikes oludes inimesed, kes jäid ka inimesteks ja jäid ellu. Huvitav, kas selles on mingi seaduspära, et kui ühiskonnas on äärmiselt kriitiline seis, et siis inimene otsib kunstist lohutust ja kui kõik on väga hästi, siis justkui loogiliselt võttes tundub, et kui meil on elu väga hästi, siis võib käia näitusel ja raamatuid lugeda, aga võib-olla siis inimestel kaob huvi, siis on mingi tarbimine ja mingid muud asjad. Jah, et see on huvitav jah, et inimene selles mõttes nagu mingi ring moodustab või ring, et ühesõnaga ma mäletan mingi aeg oli
kus oli kõige küllasus, ma ei tea, kas see oli 2014-15, et hästi palju oli näitusi, oli rahuaeg, oli õitsenguaeg, kõik oli ülikülluses, kõik oli üli hästi näituse otsa, kultuurisündmuse otsa, siis ühel hetkel tundsin seda head, seda magusat on nii palju, et tekkis see kultuuriiiveldus. Et nagu ei tahtnud kuskile minna ega midagi näha. Kultuuriiiveldus on tekkis see nagu, et siis oli selline olukord, korraks oli. Kõik oli liiga palju. Jah, see on, ma ei tea, kas see on mingi reegel või kuidas see on. Et kui midagi on liiga palju, siis nagunii tekib iiveldus ja kõik, mis on väärtuslik, seda on vähe tavaliselt. On ju. Jah. Et sellepärast, ma ei tea, miks olid kunagi nõukaajal olid Eesti raamatute tiraažid olid jõhkralt suured, sest raamatuid oli vähe, kõik, mida vähe on väärtuslik. See on kulla reegel. Et kullale me anname ise ju väärtuse, kuigi see on lihtsalt mingi kivimitükk, mis särab. Jah. Hannibaliga mul tuli meelde, mul üks sõber just kinkis sünnipäevaks mulle Hannibali filmi selle soundtracki, heli, CD kinkis, see on Hans Zimmeri tehtud, mingi siuke klassikaline muusika. Ütles, et pane autosse, seal on see CD mängija. Jah. Kas sa igapäevaselt muusikat ka kuulad? Näiteks mul on nii, et ma ärkan hommikul üles, ma panen kohe tümaka peksma. Ei, üldiselt ma kuulan, aga niimoodi ka, kui olen nagu hõredamas seisundis või mingid otsingud või taaslaadimise ajad, et siis on mul mingid omad lemmikud. Vahepeal mõne harva leian kellegi juurde ja siis need lemmikud ma ikka kuulan üle. Seal on siis teatud kindlad Bachi mingid klaveripalad, Goldbergi variatsioonid, siis on seal mõned Vivaldi aariad ja sellised palad siis tšellole seal ja sellised kammerlikumad palad Burcelli ja siis kaasaegsematest seal Mike Oldfield ja mõned progerocki siis sellised klassikud seal Jethro Tull ja Camel ja siis et kindlad mingid lemmikud. Muusika maitse vist väga ei muutu inimestel. Mingi nostalgia jääb sellesse, et mida sa oled väiksena kuulanud, kui sa esimest korda ise hakkasid muusikat valima või et ma nüüd otsin seda muusikat, mida kuulata. Ta kuidagi jääb ja kasvab sisse, siis harva kuulad üle, siis see jälle kuidagi toidab sind. Aga miks on nagu Bach on eriline armastus, et tal on see kuidagi ka, et mis on hästi, et see elamise ilu, valu ja võlu ja see kõrgused ja see kurbus ja samal ajal see matemaatilised struktuurid seal, et ta on hästi matemaatiliselt struktureeritud, see Bach, et täiesti nagu, et just see, et on matemaatiline ja samal ajal nagu muusikalise kaks geeniust kokku sulanud, et selles mõttes on Bach nii, just üks autor, Rumeenia kirjanik, kes Prantsusmaale emigreeris, Joran ütles, et kui Jumalat isegi ei oleks olemas, siis Bachi kuulates saad aru, et see Jumal on loodud selle muusika kaudu või kuidagi, et see tunnetus, et sealt kaudu saab selle jumaluse kanali, sai tema kätte, et käis kogu aeg kirikus ekstra kuulamas kogu aeg Bachi muusikat. Kuigi ta oli küünik tohutult. Bach oli küünik? Ei, see autor, ta oli siuke morbiidne, aga ta Bachi kuulates nuttis, siis ta sai selle jumaliku tunnetusega ühendust. Kas Bach oli see, kes oli praktiliselt kurt? Ei, see oli vist Beethoven. See Beethoven. Bachil oli, Bach on huvitav, et enne oli jutt perekonnas, et tal oli 7 last, 2 abielu, mõlemast abielust oli palju lapsi, kokku vist üle 10. Ja siis ta ei saanud vist ka neid siis olid hästi palju ametikohad, mingid kammermuusikud seal kellegi hertsogi või kuninga õukonnas ja siis või kuskil see õukonna esihelilooja ja siis ta vist ei saanud seda ametikohta, mis ta tahtis või tal oli ka võib-olla üldine see elu mingisugune frustratsioon või elu kurbus või mingisugune eluäng ja siis tema suutis kuidagi seal oli see perekond ja kõik see oli see koos ja et ta ei saanud seda õukonna helilooja kohta võib-olla või teda ei väärtustatud nii palju, kui ta
tundis, et võiks väärtustada, siis ta pani selle kõik sinna oma matemaatilis kurba sellisesse klaveri muusikasse ja see on midagi nii universaalset, et toidab tänaseni ja mis just vaatasin, et Jaapanis seal on see beatbox või? Kui nad suuga tehakse see. Et seal just mingid värsked Jaapani noored teevad seal ühte Bachi lugu. Beatboxivad Bachi või? Jah, ja õudselt hästi. Tegelikult see toidab kuidagi siiamaani, ta on midagi nii lakkamatult. Sealt leiab seda loovust. Kui sulle pakutaks sellist võrdväärset ametikohta, no ma ei kujuta ette näiteks kultuuriministeeriumisse mingisuguseks kirjandusnõunikuks, et tule siia, istu siin mõned aastad suure palga peal, siis kas sa võtaksid vastu? Ei võtaks, sest mul ei ole sellist eluenergiat ei ole, et lihtsalt ei ole, ei pea vastu. Viskan lusika nurka paari kuuga, ma arvan, et ma läheks peale tööd lihtsalt väsinuna, läheksin järjest tihedamini kuskile vinoteegi jooksjal, teeks välja, et kompenseerida seda tööväsimust või ei ole seda soolikat. Ma tean, et kõik läks metsa, oleksin tühi kott, mis seisab püsti, võib-olla naerataks, aga see naeratus kukub ka lõpuks maha. Jah, ma ei tea, vahepeal oli sul, sa olid kas Tartu linnakirjanik või see riigikirjanik on ju? Riigikirjanik 3 aastat on see palk. 3 aastat. Ja siis on olemas see haigekassa kaart, mida ei ole siis, kui ma saan nüüd kulka 1-aastane stipendium 600 eurot kuus, siis haigekassa kaart ei ole. Aga nüüd on see 3 aastat läbi? Nüüd on see ammul juba läbi ja 3 aastat tagasi sai läbi. Okay. Aga kas siis tekkis siuke tunne, et nagu just kui oleks töökoht? Ei, sellist asja või sellist kartust või hirmu või sellist hirmu või ärevuse müsteeriumit, nagu Tõnu Õnnepalu selle lõi 2 korda ju loobus sellest. Seda mul küll ei ole, aga tal võib-olla jällegi tema oma loovuse mängus kasutas seda ära, sest sellest teda ju mõisteti tohutult hukka selle eest, samas see oli tema valik, sünnitas palju probleeme sellega, aga ta kirjutas väga hea raamatu selle põhjal siis see Palk, mis oli väga hea raamat, et tal võis seal olla oma selline vigur sees selle Õnnepalul, selle loobumisega, et taotlen, aga nüüd loobun ja siis saan selle sõimosaks, aga see sõim kuidagi võib-olla käivitas tal jälle midagi. Ja siis taotlen uuesti ja loobun uuesti. Ja ta tegi ka 2 korda seda. Jah, võib-olla oli see geniaalne reklaamitrikk. Kui tal see välja tuli, see Palk, siis ta käis mul saates rääkimas ka, siis me rääkisime ka sellest. Siis ta rääkis mulle huvitavat lugu jalgrattaga sõitmisest, kuidas ta oleks peaaegu surma saanud. Tekkis mingi ajuturse, mis alles lõi mingi aja pärast välja, et kukkus jalgrattaga ja siis lõi alles mingi aja pärast välja. Nüüd on vist ma olen nagu aru saanud, et ta on kosunud sellest ja üsna terve. Ja juba siis oli nagu sai üle sellest. Aga jalgrattaga sõitmine on üldse kirjanike ja loomeinimeste puhul mingi teema, jalutamine ka jalgrattaga, aga just kui liikumise pealt paljud inimesed räägivad, et tulevad mõtted. Sulle meeldib ka rattaga sõita, on ju? Meeldib. Kui palju tuleb mõtteid rattaga sõites? Või ma ei tea, mis see rattasõidu puhul see komponent on? Rattaga on see, et näiteks kui on nagu selline maastik, et sa tahad läbida 25 kilomeetrit, lihtsalt see maastik vaheldub kiiremini, eks ole. Näiteks sõidan seal Karksi nuiast Polli ja Pollist Õisu ja Õisust Tapp ja maastikku näed rohkem, möödub rutem, et käies on see maastik möödub aeglasemalt, eriti kui on tuttav maastik, on, et inimene ikkagi tahab nagu väline, et oleks emotsioonid rikkamad siis, et maastik vahelduks kiiremini ja siis rattaga nagu on see, et see loodustunnet, kohapeal olekus tunnetus jääb alles, ta ei ole nagu autoga, eks ole, see on klaasid ees, aga samal ajal saad rohkem siis haarata ja näha. Aga samas ikkagi, mis on huvitav, kui füüsilisel liikumisel on paremad ideed sündinud joostes, siis ta aju võngub niimoodi, ta paneb aju niisugused narkootiliselt võnkuma, eriti kui harva jooksed, mitte iga päeva, ma tea, korra paari nädala tagant ja siis jooksed seal mingi tiiru. Siis võib tulla täiesti uus idee, sest aju võnkumine kuidagi, ta lükkab seal mingisugused rakkude vahelised sillad uute kohta või tekitab uusi ühendusi ja see aju võnkumine, kuidagi ta meeldib sellele, tekib mingi kergelt narkootiline või dopamiini protsess isegi. Harva jooksed, mitte tihti.
Ja millalgi ma jooksin ühes spaas kokku Jan Uuspõlluga, siis me rääkisime, ta rääkis motikaga sõitmisest, et see Kes see? on Jan Uuspõld. Et motikaga sõites on just see, et sul tõmbab kogu asja tõmbab tühjaks, et seal on nagu hästi fokusseeritud tegevus, et sa pead olema, on ju, iga keharakuga pead olema, noh, eriti kui sa kiiresti sõidad. Et siis vist nagu mingid uusi ideid sealt ei tule, aga just see on see efekt, et noh, sul nagu tõmbab pea täiesti tühjaks, et sa oled väga-väga fokusseeritud ainult teele. Et see on omamoodi siuke meditatiivne protsess. Jah, Peeter Sauter on ju ka kõva motikaga Euroopas rändaja olnud, võib-olla ka praeguseni. Et see jah, rattaga muidugi on see asi, et saad sõita mitmeid päevi, siis vahepeal ratta kõrval kõndida, kui tahad käia. Ja ikka jõematk on selles mõttes, noh, see on selline juba nagu nimetame siilitripiks või nagu siiludus, eks ole, sa nagu, no seal on see, et kas saab katsetada seda, kuivõrd sa suudad seda Fred Jüssi nii-öelda logelemiskunsti siis praktikas ellu viia või noh, näiteks kummipaadi matk, sa liigud aeglaselt edasi, et siia saab niimoodi, no, et kaua ma siis jaksan ja mõnuleda. Ja kuigi palju see triivimine nagu aitab selle logelemise arendamisele kaasa, et kui sa niisama paigal rannal logeled, siis tekib see rahutus rutem, aga jões kuidagi see nagu see kripeldus kaob ära ja võib tõesti tundide kaupa niimoodi triivida, et mõnus midagi nagu. Samal ajal nagu muutub maastik ja ei ole mingit rahutust. No siis tundub, et ühine faktor on ikkagi, et tuleb liikumises olla. Kuidagi jah, et see on inimesele loomuomane, et ta ei ole päris, noh, ma saan aru, et see on võimas väljakutse, et ütleme, et zen-budistid ka liiguvad tegelikult, seal on niimoodi, et nendel on ju see satori, et keegi seal tooliga üks munk sibula peenalt rohib, siis see peamunk lööb tal kasti või selle tooli alt jala kasti tagumiku alt ära ja siis ta saab selle raputuse satori, aga noh, need, kes tõesti niimoodi mediteerivad siis selles lootuse asendis seal ja tõesti siis askeetlikult ja niimoodi, no osad nimetavad seda mingisuguseks veidraks spordiks, aga mina ütlen ikkagi, et väga hea, et kõik asjad selles mõttes on ka seal, kui kaugele saab inimene seal ennast arendada, liikumatult, noh, tohutud võimed, aga väga raske on tegelikult püsida liikumatult. Kellele see sobib, mul üldse see väga pikalt niimoodi ikkagi ei sobi, päevade kaupa ikkagi ei suuda. Ja ma ei hakka ka punnitama. Aga oled proovinud seda, et sa istud maha ja hakkad nüüd mitu tundi mediteerima? No ma olen proovinud, on mingid lihtsamaid idamaa tehnikad ja et niimoodi kõhuga hingamine ja siis keskendud niimoodi sirga seljaga, siis hingamise ajal loen teatud mingeid asju, mis ma ise tean ja siis niimoodi istun, no tund aega olen suutnud, aga see ja paar korda on ka mingid tulemusi olnud ja siis see tulemus on niimoodi, et tegin ära või siis jääd nagu loorberitele ja sinna see jääbki, et see, noh, tegelikult peaks iga päev sealt kuskil edasi arenema. Aga ei ole seda soolikat. Ja üks kõige ohtlikumaid asju minu arust iseenese saavutustele tagasivaatamine ja enese üle uhkuse tundmine. Et see on kraav täielikult, et lihtsalt põhimõtteliselt, mis ma olen avastanud, et lihtsalt tee ära ja liigu edasi ja nagu lase välja ja ära jää vaatama seda, mis sa tegid. Jah, see on isegi öeldud, see Tao Te Chingi selles, no see, mis raamat see on, see Tao Te Chingi? Linnart Mälvel tõlkis, et no ühesõnaga seal on see klassikaline lause, et tegutse ja kohe taandu, eks ole. Tegutse, et sa oled siis selles aktiivses sellises, kas on siis vaim või füüsiline, aga et taandu siis selles mõttes, et taandu sellesse argeolukord, et ära jää sinna pärast, et nüüd ma tegin ära. Ja nüüd et sa jääd sinna esiplaanile veel seda nautima, et aga siis naudid seal, või noh, teed ära oma asja ja siis taandud jälle lihtinimeseks, et sa ei hakka seal loorberitel puhkama. See peab ma käisin siin natuke aega boksitrennis, et seal tekib ka see, et sa lööd ja kui sa jääd enda lööki imetlema, siis sa saad kohe vastu ombaid. Et sa pead oli hea löök. Ja siis sa jääd vaatama, sest paratamatult sul tekib see, eriti ja saad vastase käest siis kohe kerge meeldetuletuse. Jääd munema kohe, jah. Aga tõmbame kokku. Jah. See raamat siis läbi hingemaastik läheb loosi, jätke kommentaar oma lemmik Mehise raamatuga. Millal sul uus jutukogu välja tuleb? Tead, oskad öelda? Sügisel. Ma arvan, et oktoobris.
no aga suur tänu, jääme siis seda ootama ja aitäh kutsumast ja aitäh. Kõike head. Eesti Esu